No nii, meie hakkame täna tegema oma esimest React-video. Mina saan sellest aru, et kui sa ikkagi reactid millegile, siis sul peab olema vastava kostüüm selles. Ma laenasin Robini käest selle. Ma tõesti ei tea. Samas, kui keeruline? Mina olen selleks lihtsalt täna selleks siin, et ma saaksin tasuta oodata nende teise hooaja esimest osas. Ma pole seda näinud. Tšau! Kassid läinud siirtel pidu, jah? Ja ukse pane lihtsalt lükka lõppuna. Ise läheb kinni. Tavai! Aasta uus tulija televisioonis. Meie! Sevakin ja Balting Ameerika! See oli mu lemmikkoht praegu kogu selle asja peal. Ma ei tea, kas siit enam paremaks minna saab, sest see oli selle saate nagu. Aitäh teile! Ja, aitäh! Ladina Ameerikasse. Aga sõber, siin on väike probleemo. Ja juba rääkis hispaania keelt. Ma tean, Andrei on ju õppinud. Ütles probleemo juba. See on Hispaania maja. Ja tema on meie uus hispaania keele õpetaja Sergio, kes toob meid tagasi kooli ja kes viskab kohe õpikud nina ette. Mitte midagi. Näha all, et poistel pole ammu õpikuid käes on. Mingit nalja ei ole. Tuleb lahti teha. Käime siin 4 korda nädalas era- ja grupitundides. No ja mida me siis oskame pärast pikki kuid tuupimist? Hola chicos, hoy es el día de 5 de junio. Me llamo Robin. Ma näha, kes tundides käis, vaata. Hoy la próxima clase muy bien. Robin, see, et sa vaatad, see, et sa Netflixist narkost vaatad, see oli hispaania keele tund. Vamos a ver cómo va, ¿no? Ja. Kusagil Hiiumaal. See oli pilvelõhku, et reaalselt, mis kusagil Hiiumaal. Te pole Kärdla keskväljakul käinud. Mis on kõige tähtsam, et aluspüksid, eelmine aasta eksisin. Nii, klaver, nägite, klaver oli seal. Robin ei mängi klaverit. Mina teeksid omad järgi. Ei, ma arvan, nad elavad ikkagi koos, sest Andrei mängib klaverit. Või siis äkki Robinil on keegi kodus, kes klaverit mängib? Exactly. Noh. Ise jäite vahele. Robin. Sa rääkisid ennast ise sisse praegu. Sa rääkisid ise sisse, peeda klaver ära, kui sa tahad. Plus ma olen nõus Robiniga, et kõige olulisem on aluspüksid, seemas kui sa oled reisile, siis... Ei, oota, stop, kuulge. Kui ma lähen 3 päevaks reisile, siis ma võtan kaasa nii palju aluspükse, nagu ma kavatseks ennast iga 2 tunni ära... Sõbrad, lõpetage ära. Mul on ka kodus klaver. Ma ei mängi seda. Mul muud varianti ei ole saada nagu presidendi vastuvõtule. Siis tuleb presidendile natuke pugeda ka. Tema oli meil kaasas härra president. Joe Biden, kes minu president on Alar Karis. See tuleb kaasa minuga. Head õnne toob suure tõenäosusega. Ka seekord tegelikult... Mitu korda ma seda presidendi pilti peab vaatama nüüd? Ta näitas eelmise hooaja korraks seda nagu... Ma ei saa enam aru omandust siin. Esimene hooaeg on täpselt... Mina panen musta pesu tavaliselt sinna kohta, kus tema presidendi pildi paneb. Ja olemegi valmis 3 nädalaks ookeani taga. Noh, vana hea siis. Võtame see esimene osa ongi nagu kogu see, kus nad nagu hakkavad reisile minema. Jah. Rahvast palju, kell on 5 hommikul. Jah. No aga kuidas nad läksid, siis muidu tekib küsimus, kuidas reisile said? Ärgata, tõusta. Keegi ei viitsi vaadata seda, kus me siis lennujaamas oleme. Täpselt. Õige, Robin. Mitte keegi ei viitsi vaadata, kui sa lennujaamas oled. Ei! Andrei, see saade jääb katki. Alustuseks hommikul kogu põrs on crashinud. Mis see Karise pildiga oli? Nad crashisid ka selle. Ma ütlesin, teate, miks see juhtus või? See on musta pesu koht, kuhu sa selle pildi panid. Kõik on lappes juba. Kiisu. Nüüd on, endal on kass kodus, nüüd on ainult Kiisu ja Kiisu nii kui näeb. Siit on tulnud sellised tegelased nagu Pablo Escobar, Karol G. Shakira. Ma ei tea, kas ta Medellinist tulnud, aga Kolumbiast on ta tõesti tulnud. Robin, ma luban, et me näeme nii ägedaid kui ka mitte nii ägedaid asju. Võtame osa rituaalidest, mille sarnaseid meil Eestis ei leia
mõned neist on ikka väga omapärased. Mis see Maade on? hobusega, vaata. Okei. Oppa. Kas see on lubatud üldse või? Ei ole kindel. See tegi hobusele musi, mis seal imelik on. Istus talle 2 Ei, aga mul on küsimus, kuidas saab hobuse selili üldse? Lõdiseme 3000 meetri kõrgusel Andides Mägikülas. 2, 3. See on Andrei siuke tuba. Robinil oli mingi mega uhke enne. See ei ole samas kohas. Ma ei saa aru, see saade hüppab ühest kohast teise. See on nagu Interstellari film. See ei ole tõesti. Ühest kohast, nagu siis lähen teise. Näitab räägi erinevaid kohti, mis tulemas on. Kus nad on? Ta on Jürgeni probleem. Kus te olete? Ma ei saa aru. Sain ka aru, aga noh. See on nagu, ära kuule. Teil on hea saade, teil on hea saade. Aeglastele inimestele, vaata, sul on hästi aeglane, see nagu, noh, sa lähed nagu... Nii kiire saade, et näitan nagu, palju see käinud on? 13 minutit ma olen näidanud ära, ma käisin siin. Näe elu, kus nad nüüd on siis? No näitab, nad jõuavad. Palun seletage, kus nad on. See on Kolumbia, see ei ole Kolumbia. Kus nad on? No näed, sa ei saa isegi enam aru. Näe, on Argentiina. Nüüd on juba Argentiina, ennem oli Kolumbia. No vot, näed, ma räägin sulle. Kui Medelliini orus asuvad vanemad... Ei, no siuksed kaadrid, sa võid võtta kuskilt netist ka. Kas nad üldse käisid seal? Küsimus, kas nad üldse käisid? Medellinis ongi üks inimene, kellest ei saa mööda vaadata. Maailma kõige kuulsam ja rikkam kriminaal, narkoparun Pablo Escobar. 70-ndatel ja 80-ndatel kuulus Escobarile ligi 80% USA narkoturust. Oota, kui rõõmsa näoga olekuga mees on. Inimene naudib elu lihtsalt. Arvata võib, kui sul on raha nii palju, et sa pead hakkama seda maha matma. Ta tõi väga palju surma. Medellin oli nagu sõjatsoon. Oota, see Escobar ei olnud siis ikkagi hea mees nagu vaadata. Ei, no kui narkoärik, jah, mis ta hea aga mees ta oli niivõrd toreda näoga. Ta naeratas, ta oli seal, need kaadrid olid kõik väga ilusad seal ju. Kui tema oleks kutsunud mind, et tule kaasa, siis ma hakka ka kaasa Ta ei olnudki hea mees. Okay, yeah. This is houses. And every people, I love you, Pablo Escobar. Kus see Pablo on nüüd? Meile Pablot näitab. Why? Because this guy was give houses for. He built hundreds of football fields. He support construction with church a Ta temple. toetas kirikute ehitust, ta ehitas jalgpalliplatse. Pablo teenis kokaiiniga üle 50 miljoni. Pole ju väga palju. Parematel No olid ajad, päevadel vaata. teenis ta 50 miljonit päevas. Arvatakse, et ta varandus oli lõpuks umbes 30 miljardit. A regalar ropita, a compartir a veces mercado. Savisaar jagas ka kartuleid ju. See on nagu, ma ei, mitte et nagu siin oleks paralleel. Ei, ma ei, mitte et siin paralleel oleks, aga nagu, saad aru küll. Yo para mí, bien, muy bien, muy bien. Pablo positiivne pool on see, et tal olid head silmad. Oota, see oli surnud inimene. Ja Pablo. Kujutasid see ette, Grete, Pablo sai surnud. Pane korra pausi peale, kui see tuleb. Kuhu Pablo oma peidupaigast põgenes ja kus politsei ta sõna otseses mõttes maha nottis. Miks te nii ruttu näitate? Mängime seda mängu, et kes saab paremini või? Mõttes maha nottis. Näidata mulle. Tahtsin näha, kas tal on head silmad või ei ole. Aga elu läheb edasi ja meiega. Oota, korra küsin. Kui kiiresti sa saad hüpoteetiliselt, kui Pablo Escobar elaks praegu ja tüübid oleksid kohtunud temaga, mis te olete, kas nad oleksid teinud pildi ja selle Instagram? Muidugi. No arvestades... Jep. Kes see režissöör on? Sander Allikmäe. Oppa, Ühesõnaga Robin ja Andrei, hea saade. Kogu tiim. Kahjuks jah, tahtsin õudselt halvasti öelda. Tahtsin ka. Kuule, aga vaatan, et see lahti on see link, vaatame teise osaga ära tasuta. Ma nende arvutis. Vaatame kõik osad. Müüme maha, paneme müüki, Villa pandi müüki ju. Oligi see või? Joo, teeme ära.